Tere! See, mida te siin näete, on siis Hiroshima loss. Kuidas sa seda jaapani keeles ütled? Hiroshima Shiro. Shiro või? Shiro, jah. Aga see selleks. Valge. Valge on ka, jah. Aga ju lossid olid valget värvi. Aga mis käisime seal sees just ära, mis seal minu arust naljakat oli see, et see pommitati teisel maailmasõjal maha. Nii et siis see nagu oli täiesti maani, kogu see plats oli siin täiesti maani maas. Ja siis nad ehitasid selle mingi üles juba 58. aastal. Nad olid päris väledad sellega. Nii, aga mida veel? Üks asi, mis eelmises korda jäi mainimata, oli see, et milleks, kui me Jaapanisse tulime, siis me tegime endale Japan Rail Passi, et sellega sõita. Ja selle tegemiseks läks meil aega mingi tund aega. Sellepärast, et seal oli mingi hästi pikk järjekord oli enne meid. Ja siis nad ütlesid lõpuks, et neil läks aparaat katki, et me ei saa teha. Nüüd saadeti teise kassa juurde, kus alguses meid ei tahtnud üldse vastu võtta. Ja see oli seal uuesti hästi pikk järjekord, mida me nagu ootasime tund aega. Ja siis me saime lõpuks oma Rail Passi kätte. Ja ka esimene kord läks see palju sujuvamalt. Nii, Kerli, oskad kohe midagi juurde lisada? Rail Passi kohta ei oska. Meil on jalad nagu täiesti hävitatud. Maatasa. Ja, miks? Me eile kõndisime hästi palju mäkke ja alla ja aga praegu on hullult valusad. Tänase päeva kohta midagi? No, mis me täna tegime? Täna me läksime mingisse täiesti pärapõrgus, sest me ei julgenud Kitakyushule minna, sest et seal endiselt maa veriseb. Ja seega me sõitsime Hiroshimast mitte väga kaugel olevasse sellisesse kohta, mille nimi on Andres, mis selle nimi oligi? Iwakuni. Jah, sõitsime sinna. Et miks me sinna sõitsime, et kaks põhjust, seal on loss ja siis seal on mingi sild, mis läheb üle jõe ja see sild on selline hästi ägeda kujuga selline jalakäijate sild. Ja siis me käisime seda silda vaatamas, aga sinna Iwakunisse saada, oh my god, sinna nagu kohale saab lihtsasti, rong läheb ja istud peale ja sõidad Iwakunisse välja, aga see sild on, ma ei tea, seal teises asula otsas põhimõtteliselt ja sinna sa maismaad mööda kõnnid mingisugune, ma ei tea, 5 kilomeetrit või palju iganes sinna vähemalt, ja võib-olla rohkem maad ja sealt me pidime võtma järgmise rongi, et saada natuke lähemale. Ja seda rongi tuleb umbes päevas võib-olla mingi 8 korda ja seal olid päeval nagu rämedalt suured vahed sees, nii et me pidime ootama mingi 20 mintse, saime rongi peale. Käisime need sillad ja lossid mäe otsas läbi, siis tahtsime minna tagasi Hiroshimasse ja siis me pidime kõigepealt ootama bussi mingisugune 40 minutit, et sõita Shinkanseni jaama ja sealt õnneks läks edasi kiiresti, et saime kohe Shinkanseni peale. Minule endale see loss seal meeldis, et täiesti huvitav oli. Ja siis seal selle silla ja lossi vahel oli mingi pargimoodi ala. Ja minu arust see park oli ka täitsa lahe, et nägi natuke hoolitsematu välja, aga mul tunne, et suvel on seal hästi palav ja hästi palju jäätist müüdi ja ta suhteliselt ilus nägi välja minu jaoks vähemalt. Et oleks jalad rohkem, poleks jalad nii väsinud olnud, siis oleks võib-olla mäe otsast jala alla tulnud, et sealt tuli selline metsavaheline rada. Sinna üles teisele korrusele läks funikulöör oli või? Ei, see, cable car. Cable car. See on see trossi otsas vagun, mis üles läheb. Nii et see oli täitsa huvitav. Ja ma ostsin sealt jäätis, mingi, vist oli mandariini jäätis, võib-olla tahtis olla. Vist oli, jah. Täiesti hea oli, igal juhul. Aga jah, nüüd me oleme viimast päeva Hiroshimas. Saime nüüd Hiroshima lossi vaadatud ja siis me lähme sinna shoppingu tänavale siis asju vaatama. Ja siis homme Totorisse. Totori. Ciao. Ciao.